Kui räägitakse kosmosemissioonist, siis mõtleme kohe rakettidele, astronautidele ja teaduslikele seadmetele. Aga kas sa tead, et kosmosesse saadetakse ka teisi kummalisi asju? Neid saadetakse sinna teaduse nimel, mõned aga lihtsalt nalja pärast, austusavalduseks või isegi reklaami eesmärgil. Aga kuidas need asjad sinna jõuavad ja milliseid kummalisi esemeid on kosmosesse saadetud, seda me hakkamegi uurima. Number 10. Suva kosmosesse saadetud sportauto. Kui uut raketti katsetatakse, siis tavaliselt ei panda selle peale kohe väärtuslikku satelliiti. Esimese lennu ajal on suur tõenäosus, et tekib probleeme. Selle asemel kasutavad insenerid katsekoormaks raskeid, kuid mitte väärtuslikke esemeid. Selle eesmärk on testida, kas rakett suudab kanda suurt lasti. Ja 6. veebruaril 2018 valis SpaceX väga ebatavalise katsekoorma. Betooni või metalli ploki asemel kinnitasid nad täris sportauto. See oli punane Tesla Roadster, mis kuulus Elon Muskile. Raketi lend oli Falcon Heavy, suur rakett, mis koosneb 3 omavahel ühendatud Falcon 9 raketi põhiosast. Sellel on 27 mootorit, mis suudavad tekitada üle 5 miljoni naela tõukejõudu, kui see maapinnalt lahkub. Sel ajal oli see maailma kõige võimsam töötav rakett. Siiski ei jäetud sõidukit lihtsalt tühjaks. Juhiistmele pandi mannekeen, keda kutsuti Starmaniks. Ta kandis SpaceXi ülikonda ja istus nii, nagu ta päriselt juhiks kosmoses. Armatuurlaual oli ka väike sõnum. Ära paanitse. See pärineb ulmejutust Pöidlaküüdi reisijuht Galaktikas. Helisüsteemi oli salvestatud ka David Bowie's laul Space Oddity. Kuid tegelikult ei ole seda laulu sõiduki väljastpoolt kuulda. Kosmoses pole õhku, seega pole helilainetel võimalik levida. See tehti lihtsalt selleks, et lisada missioonile omapärane detail. Falcon Heavy lendas edukalt, 2 külgmist kiirendit maandusid samaaegselt, kuid keskmisel kiirendil ei õnnestunud korralikult maanduda. Samal ajal jätkas Tesla Roadster, mis oli endiselt raketi teise astme külge kinnitatud, oma teekonda. Kaamerad näitasid autot, mille taga oli maa. See nägi välja nagu stseen filmist, kuid see oli päris sportauto, mis asus väljaspool meie planeeti. Seda ei saadetud Marsile maanduma. Pärast seda, kui see oli maa ümber tiirellud, käivitati rakett uuesti, et paigutada auto orbiidile ümber päikese. See tähendab, et sellest sai nagu väike objekt päikesesüsteemis, mis tiirleb pidevalt meie tähe ümber. Selle orbiit ulatub maa orbiidile lähedale kuni Marsi orbiidist kaugemale. Samuti ei ole plaanis autot tagasi tuua ega ära võtta. See jätkab rändamist samal ajal, kui tiirgus seda aegamisi lagundab. Tugevad temperatuurimuutused ja väikesed osakesed kosmoses mõjutavad seda samuti. Tavalist autot ei ole ju loodud sellistes tingimustes vastu pidama. Tegelikult kritiseerisid paljud SpaceXi tehtud. Mõne jaoks oli see lihtsalt kallis reklaam Teslale ja Elon Muskile. Mõned ütlesid ka, et raketile oleks võinud hoopis teaduslikku varustust panna. Kuid see oli alles katsetuslend. Polnud veel kindel, kas Falcon Heavy töötab korralikult. Seetõttu oleks olnud suur risk kohe väärtuslik ja kallis satelliit pardale panna. Tesla toimis ka tõelise katsekoormana. Sellel oli piisavalt kaalu, et testida raketi võimekust lasti vedada. Kuid edukas polnud ainult rakett. Missioon pälvis ka väga paljude inimeste tähelepanu. Punane sportauto, mille juhiistmel oli mannekeen ja mille taustal paistis maa, üheks kaasaegse kosmoselennu kõige tuntumaks pildiks. See ei toonud kaasa uusi teaduslikke avastusi, kuid see näitas, et suuri kosmosemissioone ei suuda enam korraldada ainult valitsusasutused. Ka erasektori ettevõtetel nagu SpaceX on nüüd samuti võimekus saata raskeid esemeid kosmosesse. Seega ei ole Tesla Roadster lihtsalt niisama naljana kosmosesse saadetud auto. See sai ka eriliseks sümboliks, mis tähistas erasektori ettevõtete sisenemist uude kosmoseuuringute ajastusse. Number 9. Jupiterile saadetud Lego-figuurid. 5. augustil 2011 saatis NASA teele Juno kosmoselaeva, mis suundus Jupiterile. Selle eesmärk oli uurida päikesesüsteemi suurima planeedi atmosfääri, magnetvälja, gravitatsiooni ja sisemust. Kuid lisaks teaduslikele instrumentidele võeti missioonile kaasa ka 3 väikest Lego-figuuri. Esimene neist oli Jupiter, Rooma jumal, kelle käes oli välgunool. Teine oli Juno, kelle käes oli luup, mis sümboliseeris tõe otsimist. 3. oli Galileo Galilei, kelle käes oli teleskoop. Tema avastas aastal 1610 4 Jupiteri suurt kuud. Need figuurid ei olnud valmistatud tavalisest plastist. Need tehti alumiiniumist, et need oleksid tugevamad, ja need talusid kiirgust ja kosmosetingimusi.
Need kinnitati tugevalt kosmoselaeva külge, et need ei tuleks lahti reisi ajal. Neil ei olnud teaduslikku funktsiooni. Nad ei tee pilte ega mõõda midagi. Nad lisati lihtsalt NASA ja LEGO haridusprojekti osana, et julgustada lapsi huvituma teadusest ja kosmosest. 4. juulil 2016 jõudis Juno Jupiterile pärast peaaegu 5-aastast teekonda. Kaasas olid endiselt need 3 väikest figuuri. Kui Juno tiirles Jupiteri ümber ja kogus olulist teavet, istusid 3 LEGO reisijat vaikselt pardal. Kuigi neil ei olnud teadusele otsest panust, said neist lihtsa viisi sümbolid, kuidas muuta keeruline kosmosemissioon laste jaoks põnevaks. Number 8. Gorilla, kes põgenes kosmoses. Kujuta ette, et töötad kosmosejaamas, mis asub 100 kilomeetrite kõrgusel maast. Sa vaikselt hõljud ühes moodulis, kui äkki avaleb suur hoiukott. Seejärel tuleb kotist välja gorilla ja hakkab sind jaamast taga ajama. See näeb välja nagu stseen mõnest komöödiafilmist, kuid see juhtus tegelikult rahvusvahelises kosmosejaamas. 2016 aasta veebruaris oli NASA astronaut Scott Kelly peaaegu 1 aasta pikkuse kosmoses viibimise lõpusirgel. Ta oli osa olulisest missioonist, mis uuris, kuidas pikaajaline viibimine kosmoses mõjutab inimkeha. Selles uuriti muutusi tema luudes, lihastes, nägemises, immuunsüsteemis ja teistes kehaosades. See uurimus on oluline, sest teadlased peavad teadma, kas inimkeha suudab vastu pidada pikkadele missioonidele, näiteks reisile Marsile. Kui Scott oli kosmoses, saatis tema kaksikvend Mark Kelly talle ebatavalise sünnipäeva üllatuse. Mark oli samuti endine astronaut. Ta saatis talle elusuuruses gorilla kostüümi. Kui see jaama jõudis, pani Scott kostüümi selga. Seejärel peitis ta end suure hoiukoti sisse. Kui kott avati, hüppas ta äkitselt välja ja ajas jaamast taga Briti astronauti Tim Peake'i. Kuna nende kehad olid peaaegu kaaluta, ei jooksnud nad nagu inimesed maal. Nad kasutasid oma käsi ja jalgu, et end seintelt ja kitsastest läbikäikudest eemale tõugata. Tim hõljus, samal ajal kui gorilla ajas teda ühest jaama osast teise taga. NASA andmetel tegi Scott seda oma sünnipäeva puhul lihtsalt lõbu pärast. Ta tegi ka mõned hariduslikud videod, kandes kostüümi. Naljakas video oli küll lühike, kuid see levis kiiresti internetis. Paljudele inimestele meeldis see, sest nad nägid astronautide elust teistsugust külge. Tavaliselt näeme neid katseid tegemas, masinaid parandamas või juhtimiskeskusega suhtlemas. Videos nägi avalikkus, et nad oskavad ka nalja teha ja lõbutseda. Gorilla kostüümil ei olnud mingit teaduslikku eesmärki. Seda ei kasutatud katsetes ega parandatud sellega ühtegi jaama probleemi. Kuid see ei tähenda, et sellel poleks olnud väärtust. Astronautide elu kosmoses on raske. Nad on oma peredest kuude kaupa eemal. Nende ruum on piiratud. Nende ajakava on peaaegu iga päev täis katseid, hooldustöid, treeninguid ja meditsiinilisi kontrolle. Nad peavad ka regulaarselt brenni tegema, sest lihased ja luud nõrgenevad kiiresti, kui nad on kaua ilma normaalse gravitatsioonita. Lisaks füüsilisele väsimusele võivad nad tunda ka stressi, kurbust ja igavust. Seetõttu on oluline leida aega naermiseks ja puhkamiseks. Lihtne nali aitab meeskonnal end paremini tunda ja hoida head omavahelist läbisaamist. See on oluline, sest nad elavad ja töötavad väikeses ning ohtlikus kohas, kus nad peavad iga päev üksteist aitama. Ja gorilla kostüümil oli veel üks mõju. Rohkem tavalisi inimesi hakkas rahvusvahelise kosmosejaama vastu huvi tundma. On lapsi, kes ei pruugi vaadata pikki teaduskatsete selgitusi, kuid hõljuv gorilla kosmoses köidab nende tähelepanu kiiresti. Lihtsal viisil näitas video, et astronaudid ei ole ainult tõsised teadlased, kes kannavad kosmoseülikonda. Nad on ka tavalised inimesed, kes väsivad, lõbutsevad ja leiavad viise, kuidas muuta elu väikeses ruumis rõõmsamaks. Seega, isegi kui gorilla kostüümiga ei tehtud teaduslikku avastust, näitas see siiski midagi olulist. Isegi kui ollakse ühes kõige arenenumas laboris väljaspool maad, vajab inimene ikka võimalust naerda. Ja mõnikord ongi vaja vaid gorilla kostüümi, et seda kogu maailmale meelde tuletada. Number 7. Kosmosesse toimetatud pitsa. 2001 aastal saatis Pizza Hut päris pitsa rahvusvahelisse kosmosejaama. Väidetavalt maksis ettevõtte umbes $1 miljon Vene kosmoseprogrammile, et see ebatavaline kohale toimetamine teoks teha. Selle vastu võttis ja sõi Vene kosmonaut Juri Usatšov. Saadetud pitsa polnud tavaline pitsa, see pidi jääma söögikõlblikuks ka pika reisi ja hoiustamise ajal.
Selle läbimõõt oli umbes 15 sentimeetrit. Katteks kasutati salamit, sest pepperoni ei säilinud vajaliku säilivusaja jooksul hästi. Lisati ka soola ja vürtse, sest mikrogravitatsioonis võib inimese maitsemeel nõrgeneda. Pitsa suleti hoolikalt, et see ei rikneks ja et jaamas ei hõljuks mingeid tükke. See laaditi koos teiste varudega Vene varustusalusele. Jaama jõudes sõi seda Usatšov, samal ajal kui teda filmiti. Selgelt oli see turundustrikk, kuid plaan õnnestus, sest uudis esimesest kosmosesse toimetatud pitsast levis kiiresti üle kogu maailma. See polnud teaduslik eksperiment, kuid see näitas, et isegi kosmost saab selleks kasutada. Reklaami ja äri jaoks. Pitsa Huti jaoks oli see väga kallis reklaam. Vene kosmoseprogrammi jaoks oli see lisasissetulek. Ja kosmonaudi jaoks, kes seda sõi, oli see lihtsalt pitsa, mis jõudis tema lauale alles pärast raketiga reisimist. Number 6. Juust, mis tiirles ümber maa. 2010. aasta 8. detsembril viis SpaceX läbi Dragon kosmoselaeva esimese orbiidikatselennu. See missioon oli oluline, sest nad pidid tõestama, et Dragon suudab jõuda orbiidile ja turvaliselt maale tagasi tulla. Tavaliselt pannakse sellisele lennule lihtsalt raske testobjekt, kuid betooni või metalli asemel pani SpaceX pardale suure Le Bruyeri juusturatta. See oli Prantsuse juust, mis pandi metallkonteinerisse ja hoiti avalikkuse eest varjatuna. See viitab Monty Pythoni koomikasketšile juustupoest, kus pole ühtegi juustu nüüa. Dragon tiirles 2 korda ümber maa enne tagasipöördumist. Pärast enam kui 3 tundi kosmoses sisenes kapsel uuesti atmosfääri, avas langevarjud ja maandus Vaiksesse ookeani. Test oli edukas. See oli esimene kord, kui eraarendatud kosmoselaev suutis orbiidile lennata ja sealt tagasi tulla. Koos sellega tuli turvaliselt tagasi ka ebatavaline juustukoorem. Juustul polnud teaduslikku eesmärki, kuid sellest sai rõõmus sümbol Dragon kosmoselaeva esimesest suurest edust. Number 5. Luke Skywalkeri valgusmõõk läheb kosmosesse. 23. oktoobril 2007 viidi kosmosesüstik Discovery pardale tõeline valgusmõõga rekvisiit filmist Tähesõjad. Seda kasutas Mark Hamill Luke Skywalkerina filmis Jedi tagasitulek. Oluline on seda täpsustada, sest see ei ole valgusmõõk esimesest Tähesõdade filmist aastast 1977. Nagu sageli internetis öeldakse, saadeti see Tähesõdade 30. aastapäeva tähistamiseks. Enne starte andis selle üle Peter Mayhew, läitleja, kes kehastas Chewbaccat. NASAs valmistati see reisiks ette. Rekvisiit viidi missiooniga STS-120 koos olulisema kaubaga. Harmoonia mooduliga rahvusvahelise kosmosejaama jaoks, kus valgusmõõk jäi orbiidile peaaegu 2 nädalaks. See pildistati kosmosejaamas enne, kui see koos astronautidega maale tagasi toodi. Sellega ei tehtud ühtegi teaduslikku katset, kuid see aitas äratada huvi tähesõdade ja kosmose vastu lastel. Filmis kasutatakse valgusmõõka ühes kauges galaktikas, kuid see rekvisiit lendas tegelikult maalt välja ja tuli turvaliselt tagasi. Number 4. Buzz Lightyeari pikk missioon kosmoses. Filmis lelulugu unistab Buzz Lightyear kosmosesse lendamisest. 31. mail 2008 juhtus see tõesti ühe Buzz Lightyeari tegevusfiguuriga. Mänguasi viidi kosmosesüstiku Discovery pardal rahvusvahelisse kosmosejaama. See oli osa NASA ja Disney haridusprojektist, mille eesmärk oli julgustada lapsi teaduse ja kosmoseuuringute kohta õppima. See ei ole lihtsalt väike mänguasi. Selle kõrgus on umbes 12 tolli, peaaegu sama suur kui joonlaud. Kui see jõudis kosmosejaama, näitasid astronaudid, kuidas asjad liiguvad mikrogravitatsioonis. Kuna peaaegu puudub kaal, hõljus Buzz vabalt jaamas ringi. Teda kasutati ka hariduslikes videotes, et selgitada lastele astronaudi elu ja tööd. Algne plaan oli, et ta jääb sinna vaid mõneks kuuks, kuid kosmosesüstikute ajakava muutumise tõttu viibis ta orbiidil kokku 468 päeva. See oli pikem kui paljude tõeliste astronautide tavaline üksikmissioon. 2009 aasta septembris toodi ta maale tagasi kosmosesüstik Discovery pardal. Ta viibis üle aasta kosmoses enne, kui tema erakordne missioon lõppes. Bussil polnud ühtegi teaduslikku instrumenti ega ka otsest palust katsetesse, aga ta suutis muuta kosmoseuuringud laste jaoks lõbusamaks ja kergemini mõistetavaks. Filmis ütles ta sageli, et läheb lõpmatusse ja kaugemale.
kuigi ta ise ei jõudnud lõpmatusse, lendas tema tegevusfiguur tõepoolest kosmosesse ja tiirles maa ümber üle aasta. Number 3. Väikesed olendid, kes kukkusid kuu peale. 11. aprillil 2019 üritas Iisraeli kosmoselaev Bereshet maanduda kuule. See oleks pidanud olema esimene erarahastusega kosmoselaev, mis edukalt sinna maandub. See jõudis kuu orbiidile, kuid maandumisel tekkis probleem. Kosmoselaev kaotas juhitavuse ja kukkus kuu pinnale. Selle pardal oli ka väike arhiiv, mida nimetati kuu raamatukoguks. See on valmistatud väga õhukestest metallikihtidest ja sisaldab tohutul hulgal teavet ajaloo ning inimeste teadmiste kohta. Selle eesmärk on olla tugev varukoopia maalt pärit teabele. Kuid arhiivis oli veel üks asi, mida enamik inimesi kohe ei teadnud. 1000 tardikraadid. Tardikraadid on väga väikesed loomad, keda tuntakse ka kui veekarud. Neil on 8 jalga ja nende selgeks nägemiseks on vaja mikroskoopi. Nad on tuntud selle poolest, et suudavad ellu jääda tingimustes, mis tapaksid enamiku teisi loomi. Kui vett napib või keskkond on halb, kuivab nende keha kokku ja nad lähevad puhkeseisundisse. Peaaegu kõik nende tavalised tegevused peatuvad, kuni tingimused paranevad. Sellises seisundis olid ka tardikraadid, kes saadeti koos Bereshiti sondiga. Nad kuivatati ja pandi koos arhiiviga kaitsvasse materjali. Kuna kosmoselaev kukkus alla, ei ole selge, kas arhiiv on terve või kas tardikraadid jäid ellu. Lunar Library looja sõnul on võimalik, et mõned neist jäid ellu, kuid seda pole kinnitatud, sest keegi pole neid kätte saanud ega kokkupõrke kohta uurinud. Isegi kui nad on veel terved, ei tähenda see, et nad nüüd kuu peal ringi roomavad. Seal pole vedelat vett ja peaaegu pole atmosfääri. Kui nad ka ellu jäid, siis tõenäoliselt püsivad nad lihtsalt kuivadena ja uinunud olekus. Nad ei saa ka paljuneda ega normaalselt elada ilma korraliku vee, toidu ja keskkonnata. Juhtum muutus vastuoluliseks, sest enne starti ei teatatud selgelt, et arhiivis on ka tardikraade. See tõstatas küsimuse kosmosemissioonide vastutuse kohta. Kas peaks lubama organismide viimist maalt teistesse maailmadesse? Aga mis siis, kui me kogemata saastame koha, mida teadlased alles hakkavad uurima? Me ei tea, kas kuu peal on veel terveid tardikraade, kuid Bereshiti kukkumise tõttu on võimalik, et 1000 kuivanud veekarukesi jäi kuu pinnale. Mitte eduka eksperimendi osana, vaid missiooni tõttu, mis ei maandunud korralikult. Number 2. Astronoom, kes lõpuks jõudis Plutoni. 1930 aastal avastas noor astronoom Clyde Tombaugh Pluto. Ta oli siis vaid 24-aastane ja töötas Lowelli observatooriumis Arizonas. Ta võrdles korduvalt taevapilte. Seal märkas ta väikest valguspunkti, mis liikus, samal ajal kui taustal olevad tähed jäid paigale. See objekt tuvastati kui Pluto. Tollal peeti seda päikesesüsteemi 9. planeediks, kuid 2006. aastal muudeti selle klassifikatsiooni ja seda hakati nimetama kääbusplaneediks. Clyde Tombaugh lahkus meie seast 1997 aastal. 9 aastat hiljem saatis NASA teele New Horizonsi kosmosesondi, et Plutot esimest korda lähedalt uurida. Austusavaldusena paigutas missioonimeeskond väikese osa Clyde Tombaugh tuhast väikesesse alumiiniumist konteinerisse, mis kinnitati kosmosesondi külge. Tema perekond nõustus sellega. Konteineril on kirjas tema nimi, Ameerika astronoom, kes avastas Pluto. Samuti on seal mainitud tema perekonda ja tema elu. Astronoomi, õpetaja, sõbra ning naljahambana. 2015. aasta 14. juulil lendas New Horizons Plutost mööda. Lõpuks tegi see esimesed selged ja üksikasjalikud fotod maailmast, mille Tombaugh avastas 85 aastat varem. Missioon näitas, et Pluto ei ole lihtsalt tavaline jäine kivi. Sellel on kõrged mäed, mis on tehtud veejääst, õhuka atmosfäär ja suured tasandikud, mis on täis külmunud lämmastikku. Siin on näha ka kuulsat südamekujulist piirkonda, mida nimetatakse Tombaugh regioks, tema auks. New Horizons ei peatunud Plutol. See jätkas teekonda kaugematesse Kuiperi vöö piirkondadesse, kandes endiselt Tombaugh tuhka. Mees, kes avastas Pluto vaid taevapiltide abil, jõudis samuti sinna. Mitte astronaudina, vaid väikese osana kosmosesõidukist, mis esimesena näitas meile selle maailma tõelist välimust, mille ta avastas. Esikohal on maa kuldne sõnum universumile. 1977 aastal saatis NASA teele Voyager 1 ja Voyager 2. Need 2 kosmosesõidukit loodi selleks, et uurida päikesesüsteemi kaugeid planeete. Voyager 1 jõudis Jupiterile ja Saturnile. Samal ajal külastas Voyager 2 ka Uraani ja Neptuuni.
aga lisaks teadusinstrumentidele on igale kosmosesõidukile kinnitatud ka midagi erilist. Kuldplaat. See on 12-tolline vasest plaat, mis on kaetud kullaga. Sellele pandi ka vastupidav kate ja lihtsad juhised, kuidas seda mängida ja lugeda. Seda ei tehtud selleks, et aidata Voyageril teadusandmeid koguda. See on sõnum maalt kellelegi, kes võib selle väga kaugest tulevikus leida. Meeskond, mida juhtis astronoom Carl Sagan, valis välja asjad, mis siia pandi. Plaadil on 115 pilti, mis kujutavad inimest. Loomad, taimed, DNA, inimkeha, päikesesüsteem, linnad ja igapäevaelu maal. Tegemist ei ole päris trükitud fotodega. Pildid muudeti signaalideks. Kui need õigesti lugeda, saab mustvalged pildid uuesti kokku panna. Seal on ka tervitused 55 keeles. Nende hulgas on tänapäeval kasutatavad keeled ning ka akaadia keel, mis on iidne keel Mesopotaamiast. Inglis keeles tervituses kuuleb lapsi ütlemas, et nad teevad muusikat. Nad on pärit planeedilt Maa. Samuti on seal helisid meie maailmast. Seal on vihm, tuul, äike, linnud, vaalade häälitsused, südamelöögid, naer ja ema suudus oma lapsele. Selle eesmärk on näidata, kuidas elu maal kõlab. Seal on ka umbes 90 minutit muusikat erinevatest kultuuridest ja ajastutest. Seal on Bachi ja Beethoveni klassikaline muusika, traditsioonilised laulud erinevatest riikidest ning Chuck Berry rock'n'roll laul Johnny B. Good. Tõenäosus, et selle leiab mõni intelligentne elu, on väga väike. Universum on tohutult suur, samas kui 2 Voyageri on väga väikesed. Kuid see ei ole ainus põhjus, miks kuldplaat loodi. See on ka meie maailma ajakapsel. See näitab, millised me välja näeme, kuidas me räägime, mida me kuuleme ja milline muusika on meile oluline. Praegu reisivad mõlemad Voyagerid tähtedevahelises ruumis. Nad on kaugemal kui ükski teine inimese loodud objekt. Ja nad liiguvad järjest kaugemale. Nendega on kaasas kuldplaadid, mis võivad jääda kosmosesse väga pikaks ajaks. Võib-olla ei näe ega kuule seda sõnumit keegi kunagi, aga kui keegi selle kunagi leiab, saavad nad teada, et kunagi oli olemas väike planeet, mis oli täis elu, helisid, keelt ja muusikat. Ja kaugest paigast kosmoses kõlab kuldplaadi lihtne sõnum justkui ühtsena. Me oleme siin. See on meie maailm. Ja kunagi elasime siin.